Tšauki, mina olen Nele Kirsipuu ja täna minust saab taas kord juuksur. Nimelt ma hakkan ise endal juukseid lõikama. Umbes viimased 3 aastat ma ei olegi käinud kordagi juuksuri juures. Viimasel 2 korral on minu 9-aastane õde, nüüd 10-aastane õde mul juukseid lõiganud. Mul on ilusad juuksed. Mul on siuksed sirged, tugevad, ma ei pea neid balsamitama. Kuigi mingist teatust pikkusest võiks mul oleks vaja balsamit panna, sest ta läheb lõpus kuivaks need juukseotsad. Aga mul on sellised lahedad juuksed ja ma oskan need ise endal lõigata nii nagu mulle meeldib. Aga väike trikk on ja keegi ei ole seda tähele pannud, aga muidu siin on see jama, et see pool on lühem kui see pool. See on see ise lõikamise võlud. Aga nüüd ongi see, et mul on otsad harali ja koledad. Ma niikuinii lõikan need ära ja ma mõtlesin, et ma teen sellest video. Ma ei tea, võib-olla sa tahad seda vaadata, võib-olla sa ei taha seda vaadata ja vaata, kui sa tahad ja nii ongi. Tänaseks minu juuksuri lõikuseks ei olegi muud vaja kui kääre ja kammi. Muidugi on soovitatav, et mitte kasutada selliseid paberkääre. Aga mul ei ole valikut, nii et tavaliselt ma lihtsalt vaatan, kust on otsast katki ja siis ma hakkan lihtsalt näksima neid kääridega lühikeseks. Nii, näha on, et need käärid ei lõika. Siis peab ühe karva haaval. Lihtsalt. Mulle soengu mõttes see meeldib ja see pikkus meeldib, aga lihtsalt ma lõikan kõik sealt ära, mis on katki. Eelmise juuksuri video alla, kus ma värvisin nende õel juukseid, kirjutas ka üks juuksur, andis head nõu, milliste värvidega teha, nii et siin on ka mõned juuksurid mul vahel vaatamas, nii et sorry, kui need käärid lihtsalt ei lõika. Ma mäletan, et kui ma olin väiksem, siis hästi oli mulle oluline, millised mu juuksed on. Ma kogu aeg lõikasin need hästi lühikeseks soenguks ja see oli etappi, mis soeng tuleb, see oli mulle nii tähtis. Nüüd mul on ma ei võta enam elu nii tõsiselt ja üldse ise ennast nii tõsiselt ja oma juukseid tõsiselt. Et ma lihtsalt see on andnud mulle vabaduse lõigata ja üldse tegutseda nii, nagu ma soovin. Vabalt, et mul ei ole siukseid tõkkeid, et oi, mis mu juustest saab. Ja ma tean, et need on lihtsalt ühed karvad, mis tulevad juhuslikult peast välja. Üliraske on seda soengut teha, sest et paberikäär ei taha neid juukseid väga hästi lõigata. Siis ma panen juuksekarva haaval lõikama. See on jama, et selja tagant ju ei saa lõigata, siis kui kõik juuksed siia ette panna ja kõik ära lõigata ja siis selja taha panna, siis on vist tagant lühem või ma ei tea, et ei ole õige. Mingi tehnika on siin kindlasti, millest mina ei ole teadlik. Ma teen lihtsalt sellise umbes. See ei lõikana. Üritan siin nüsida seda. Palun. Lõika. Ja trikk ongi selles, et lihtsalt kui õhtul on näiteks hästi palju aega, siis sa vaikselt näksid ja vaatad välimuselt, et kas kuskilt peaks veel natuke maha võtma ja need käärid on võimatud. Ja äkki teeks siukse triki, et veits lõikaks ka tukka ette. See ei tulnud üldse nii põnev, kui ma arvasin. Ja nüüd ma näitan mõnda enda juukse produkti. Kui tahaks, et juuksed oleksid kogu aeg ilusad ja mitte rasvased, ütleme siis nii, siis iga päev ei viitsi mina küll enda juukseid pesta. Ja selleks on super hea variant kuiv šampoon. Ma mäletan, kui kunagi need kuiv šampoonid tulid, siis see oli nii, et mingi ei pese enam nende juukseid, mingi lihtsalt paned mingit möga peale ja siis enam ei pese juukseid. Kahtlane värk. Aga tegelikult see ei ole üldse nii. See lihtsalt võtab selle rasu ja teeb hästi kohevaks ja mul hetkel ei ole vaja, sest mul on puhtad juuksed. Aga ma ei tea, siis ma ei pea iga päev juukseid pesema ja mulle tundub, et see on juustele kasulikumgi. Pluss, nüüd kus mul on natuke pikemad juuksed, siis ma tahaks ka kasutada balsamit. Ja ma ostsin sellise balsami, mis annab kohevust, sest tavaliselt kui ma panen balsamit, ma viimastel aastatel ei ole üldse balsamit kasutanud, aga kui juuksed lähevad piisavalt pikaks, siis nad vajavad siukest niisutust. Ja mul olekski vaja, et nad oleksid kohevad, muidu nad lihtsalt vajuvad mul hästi pead ligi.
ja see volüümi digivärk on lihtsalt nii hea lõhnaga, et ma ei jõua ära oodata, kui seda proovida. Okei, ja kuna mul on väga tihti need nagu juuksed, siuksed karvased, siis ma panen seda mingit vahtu. Siukest. See on nagu ülitugev vaht, aga hea gripiga. Little ducky. No vot, ja juuksed ongi jälle korras. Ja ühe video all keegi kommenteeris, Nere, kas sul on juuksepikendused? Wow! Kas tõesti keegi arvab, et mul on juuksepikendused? See on küll lahe nali. Tahaksin siin videos nagu midagi põnevat teha, et nagu tihedalt teha kohe videosid ja kõik nii, noh. Okei, ma loodan, et sulle meeldis see video. Ma tean, et see oli suht nagu igav suvakas siuke. Aga pane ikkagi nagu videole like ja subscribe'i mu kanalit, siis sa näed mu videosid. Goodbye, mister!